Lugupeetud esimees ja head kolleegid. No, kuldsed sõnad on need, mis on mõningatel puhkudel öeldud, et mõni inimene võiks kasutada võimalust vait olla. Ja mõni inimene oleks võinud kasutada ka täna võimalust vait olla, sest ei ole mõtet pritsida siia saali sulaselget rumalust, mis puudutab seda, justkui meie noored ei saaks välismaale minna. Meil on Euroopa Liidus tööjõu, kapitali ja teenuste vaba liikumine. Ilmselt mõne rahvasaadikuni pole see jõudnud aastast 2004. Et meil on see juba päris pikka aega. Ja me näeme seda, et meie noored võivad minna nii Saksamaale kui Inglismaale, kui Poolasse, kui Hispaaniasse, nii lapsehoidjateks, üliõpilasteks, kui ka teadustööle, kui ka restoranitööle. Kokkasid, Eesti hinnatud kokkasid on üle Euroopa igal pool. Mingeid takistusi ei ole. Täpselt samuti ei ole mingeid takistusi Euroopa Liidust, Ameerika Ühendriikidest, Kanadast ja väga paljudest teistest riikidest umbes miljardi inimese ulatuses inimestel tulla Eestisse. See on neile kõigile võimalik. Rääkida siin mingisugust rumalat juttu piiride sulgemisest. No ausalt öeldes, keda ikka tõesti, ma kordan, keda issand nuhelda tahab, sellelt ta võtab kõigepealt mõistuse. Ja ei ole mõtet, kui mõistust ei ole, rääkida asjadest, millest midagi aru ei saada. Isegi mitte küsimus ei ole teadmises. Küsimus on lihtsalt arusaamises. See, mis on selle eelnõuga tõstatunud, ongi ju teema kolmandate riikide kodanikele tagaukse avamisest ja kuritegelikele struktuuridele, keda on absoluutselt igas maailma riigis, samuti võimaluse andmine alustada sellesama direktiivi kuritarvitamist, sellesama direktiivi alusel illegaalse inimkaubandusega. Ja kui keegi püüab öelda, et maailmas illegaalset inimkaubandust ei ole ja et seda ei ole ka Euroopa Liidus, siis no andke andeks, minge psühhiaatri juurde. See on täiesti olemas. Kui keegi püüab väita, et maailmas ei ole hetkel umbes miljardit inimest, kes tahaks oma kodukohtadest lahkuda, olgu põhjuseks kliima soojenemine, kodusõjad, mis iganes põhjused need võivad olla, siis ta samuti ei tea mitte midagi sellest, mis maailmas toimub. Kui need inimesed ei tea, et üheks sihtmärgiks sellele miljardile inimesele on Euroopa Liit, teiste hulgas ka Eesti, siis see inimene ei taju maailmas toimuvat adekvaatselt. Kui see inimene ei tea, et rändesurve Põhjamaadele, Euroopa Liidule saab tulevikus ainult suurenema, siis see inimene ei taju maailma adekvaatselt. Täna hommikul lugesin ma ühe Soome teadlase seisukohta, et Soomet ähvardab lähiaastatel umbes 1 miljoni inimese sisseränne Aafrikast. Sest Soome on heaoluriik ja ta on sealsetele inimestele juba kaardi peale pandud. Umbes 1 miljon inimest võivad tahta tulla Soome. Kui inimesed siin saalis ei saa aru nendest realiteetidest, mis maailmas valitsevad, siis on nad mandaadi saanud küll väga-väga kummalistel asjaoludel. Küsimus ei ole selles, et meie fraktsioon tahab Eestit lukku panna. Küsimus ei ole selles, et meie fraktsioon tahab Eestile müüri ümber ehitada, nagu meie vaenlased on pidevalt iseendale korrutamas ja iseennast selles veenmas. Küsimus on selles, et me kaitseme Eestit. Me kaitseme seda Eestit, mis on kirja pandud põhiseadusesse. See Eesti on avatud Eesti, on Euroopa Liidus ja NATOs, kust me ei taha välja astuda, ehkki ühe siin selles saali tiivas oleva erakonna esimees järjekindlalt valetab, nagu me tahaksime välja astuda. Ei taha välja astuda, aga see ei tähenda, et me ei peaks ka nendes organisatsioonides oma suveräänsust kaitsma ja kõrgelt hindama. Paluks lisaaega. 3 minutit lisaaega. Küsimus on selles, et 900 000 eestlase õigus säilitada endale oma rahvuskodu. Seda ei saa sõltuvusse seada
kõikvõimalike eurobürokraatide direktiivi, ma ei tea, utoopiatest. Me peame olema kriitilised. Me peame kasutama ikkagi enne, kui rääkima hakata, muide, enne kui kirjutama hakata, muide, tuleks sisse lülitada mõtlemismehhanism. See loodetavasti kõikidel siin saalis viibijatel on olemas. Ja mõtlemismehhanism ütleb meile väga selgelt, et 7,5 miljardi elanikuga planeedil Maa on eestlasi umbes 1 miljon ja nendest 900 000 elab Eestis. Ja meie kohustus, ja selleks me oleme saanud valijatelt mandaadi, on seda 900 000 ja nende rahvuskodu hoida ja kaitsta ja pidada kallimaks omaenda silmaterast. Ja nüüd veel lõpetuseks. Valimised lähenevad kosmilise kiirusega. Me kuulsime pühapäeval, kuidas ühe erakonna uus esimees rääkis patriotismist. Me kuuleme, kuidas siin teised räägivad mingisugusest rõõmsast ja sõbralikust rahvuslusest. Sõbrad, siis käituge patriootidena ja sõbralike rahvuslastena, kes samal ajal ei põgene ka võitluse eest, kui on vaja oma tõe, oma õiguse ja oma rahva eest seista. Vaat nii lihtsad need asjad on. Ja lõpetame need eurodirektiivide automaatsed ülevõtmised. Meie ei ole siin selleks, et olla eurodirektiivide kummitempel. Me oleme siin sellepärast, et me oleme saanud mandaadi kaitsta ja esindada Eesti rahvast. Aitäh! Austatud Riigikogu, panen hääletusele muudatusettepaneku number 1, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja mille juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Selle muudatusettepaneku poolt oli 18 Riigikogu liiget, vastu 31, erapooletuid 1. Ettepanek ei leidnud toetust.